Sooline ebavõrdsus peegeldub hariduselus kõikides haridusastmetes. Kuigi Eestis saavad nii poisid kui tüdrukud võrdselt minna lasteaeda või üldhariduskooli, esinevad suured erinevused nende haridustulemustes. Näiteks on põhikoolist väljalangejate seas poisse umbes 2 korda rohkem kui tüdrukuid. See viib selleni, et alla põhiharidusega mitteõppivate noorte seas on noormehi samuti ligi 2 korda rohkem. Üldhariduses on erinevused ka tüdrukute ja poiste õpitulemustes. Näiteks on PISA testi tulemuste järgi tüdrukud Eestis paremad lugejad kui poisid. Kuigi reaalainetes suuri erinevusi tüdrukute ja poiste õpitulemustes ei ole, usuvad poisid rohkem oma matemaatikaoskustesse, mis suunab hiljem ka nende erialavalikuid. Suured erinevused on meil ka poiste ja tüdrukute haridusvalikutes pärast põhikooli. Kui poistest jätkab kutseõppes umbes 1/3, siis tüdrukutest ligi poole vähem. Samas gümnaasiumisse läheb rohkem tüdrukuid kui poisse. Õnneks on need vahed viimasel 10 veidi vähenenud. Samas erialavalikud kutsehariduses on meil endiselt jaotunud nii-öelda tüdrukute ja poiste erialadeks, kus tüdrukud domineerivad näiteks turismi ja toitlustusega seonduvatel erialadel ning poisid IT, ehituse, transpordi ja mehaanika erialadel. Üliõpilaste hulgas on naisi meestest veidi rohkem, 60%. Samas ülikooli lõpetajate hulgas on naisi peaaegu 2 korda rohkem kui mehi. Mehed katkestavad eelkõige rakenduskõrghariduses ja bakalaureuse õppes. Ka erialavalikutes on kõrghariduses suured soolised lõhed. Näiteks IT-s domineerivad mehed ja hariduse, tervise ja kunstide erialadel naised. Kuigi kõrgharidusega mehi on Eestis oluliselt vähem kui naisi, ei väljendu see tööturul. Naiste kõrgem haridustase ei taga neile paremaid töökohti või kõrgemat palka. Vastupidi, meil on hoopis üks Euroopa Liidu suuremaid palgalõhesid. Ebavõrdsust hariduses põhjustavad eelkõige ühiskonnas levinud soostereotüübid ja haridussüsteem omakorda taastoodab neid stereotüüpe. Eelarvamused, konservatiivsed ja soostereotüüpsed ootused sellele, kuidas on ühele või teisele soole nii-öelda kohane käituda, mõjutavad tüdrukute ja poiste ning hiljem siis ka naiste ja meeste valikuid hariduses. Neid eelarvamusi kannavad endas sageli nii lapsevanemad, õpetajad, õppematerjalid ja selle tulemusena kokkuvõttes ka lapsed ise. Ja täiskasvanuna teevad nad sarnaseid valikuid enda ja juba ka oma laste puhul. Seega, kool on pere kõrval kõige olulisem koht, kus kujundatakse soolisi stereotüüpe ja ka arusaama soorollidest. Ja kool saab neid ühiskonnas levinud stereotüüpe kas siis murda või taastoota. Soostereotüüpe ei osata hariduse elus sageli aga ära tunda ning sageli ei nähta nendes ka probleemi. Leitakse, et inimesed on oma valikutes vabad ning nad jälgivad oma loomulikult kujunenud huvisid. Näiteks, et keegi ju ei keela tüdrukutel minna pärast keskkooli õppima IT-d või puussepaks ning noortel meestel spetsialiseerumast õpetaja erialale. Enamik Eesti õpetajatest ja koolijuhtidest ei ole soolise võrdsuse teemalist koolitust oma õpetajaõppes ega täiendkoolituses saanud. Selleks puuduvad ka vajalikud õppematerjalid. Õpetaja hariduses õpetatakse poiste ja tüdrukute soolisi iseärasusi, aga mitte seda, kuidas kujuneb nende sooline identiteet, väärtused ja hoiakud, mis seda mõjutab. Seega on oluline meeles pidada, et lisaks sellele, et poistel ja tüdrukutel oleks võrdne ligipääs erinevatele haridustasemetele, peab neil olema võrdne ligipääs erinevatele haridusvaldkondadele. Samuti on oluline, et tüdrukud ja poisid neid võimalusi ka reaalselt kasutaksid.